mänguideed ja lisakonstruktorid. Selles videos saame teada, milliseid mänge Embotile välja mõelda ja millised lisakonstruktorid on veel Embotile olemas. Eelmistes osades õppisime Emboti programmeerima. Nüüd vaatame, kuidas seda põnevamaks ehitada ja milliseid mänge võiks veel ette võtta. Kõige lihtsam mänguvõimalus on loomulikult oma Emboti tuunimine Lego klotsidega. Ehita talle sahkasid või muid põnevaid lahendusi, kirjuta programm ning pane Emboti võimed proovile. Teine võimalus on ehitada Embotile keerukaid radasid ning proovida neid alguses puldiga juhtides ning hiljem programmeerides võimalikult puhtalt läbida. Natuke aega nõudvam, kuid seda põnevam on joonistada või arvutis koostada ja printida Embotile väljakutse matte, kus Embot peab sooritama olulisi missioone. Saad selleks edukalt kasutada ka teistele robotitele disainitud radu. Näiteks see matt on mõeldud hoopis Lego EV3 robotile. Selles missioonis on Embotil vastutusrikas ülesanne liikuda peale laastavat tormi maanteel ja lükata eest ära prügi, et tema väike sõber Edison saaks Lego mehikesed tähtsale päästemissioonile viia. Lisaks Lego klotsidele on sul võimalik Emboti välimust muuta ka lisakonstruktorite abil. Näiteks saab ehitada 6-jalgseid putukaid. Need sinised jalad sobivad hästi minu Emboti roosa korpusega. Mutrivõti kätte ja robotit tuunima. Selles pakis on juures 3 lisaandurit, millega saab robotit valguse ja heli osas veelgi targemaks teha. Ning need 3 erinevat mudelit on siit pakid näha ka. Ja selle pakiga tuleb kaasa servoelement, mis paneb nende ägedate mudelite peale asjad liikuma. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Mõtle ise vähemasti üks põnev ülesanne, mida Embot peab ära lahendama. Kas idee tuli kohe või pidi enne natuke aega mõtlema?